selle kevadsuve viimane tund gümnaasiumi veel napilt 10. klassiga, kellest kohe on saamas 11. klass. Oleme täna täpselt ühesuguses olukorras. Aga selle eest igas mõttes. Selle teksti, mille ma välja just trükkisin, autor Ivo Känd on meile siin majas juba tuttav perioodiliselt. Ivo, kes on TalTechi haldusisake, perioodiliselt kirjutab arvamuslugusid. Ja ta kirjutab neid just samadel teemadel, millega me ise pidevalt tegeleme. Ta on kõva spordimees, just paari päeva eest oli Tartus rattamaraton, suusamaraton, talisuple ja mida kõike. Ülipositiivne mees. Ja meie koostöö on juba mitukümmend aastat olnud selline, et kui Ivo kirjutab teksti, siis ma käin selle leebelt üle. Kõik tahavad kirjutada, kõik tahavad arvamust avaldada ja selleks, et toimetus võtaks lobedamalt kaastöö vastu, on parem, kui ta näeb hea välja. Nii et täpselt nii nagu sina, nii ka mina loen seda teksti nüüd absoluutselt esimest korda. Ja seegi ei ole veel kõik teema sellest, kuidas raisatakse meil siin ümberringi pidevalt raha. See astubki meie hingeliste konnasilmade peale kogu aeg. Ivo on algusest saadik aastast 2001 jälginud Harju mäe otsas kõrguva vabadussamba saagat ja jälginud ka siis seda, kui palju plaate, lampe, mida iganes on vahetatud, asendatud, uuendatud. Hiilivad kulud täpselt nagu meil endal igas majapidamises. Ja mis siin YouTube Premium läks mõni eurts kallimaks, Netflix läks natuke kallimaks, prügivetul läks natuke kallimaks, aktsiis läks natuke kallimaks. See iga natuke on siis niisugune tulemus, et kokkuvõttes palgapäeval sa jagadki kogu oma palga laiali ja siis keerutad pöidlaid ja vaatad vabadussammast ja neid ürjetuid Rail Baltica viadukte. Selles võttes, mida meil siin on 7-8 ümber Rapla. Ehk siis ükskõik kuhu poole sa liigud, sa ei pääse sellest, et sa pead neid nägema. Nad lihtsalt on igal pool. Meeletud massid, ümber tassitud maid, saastatud loodust, ohustatud põhjavett. Mitte ükski normaalne peremees sedasi ei tee. Aga keegi ei olegi öelnud, et riik on mingi normaalne moodustis. Me kirjutame oma selle kevade viimase teksti raiskamisest, aga see ei pea olema riigi tasandil, kui sind ikkagi väga kirglikuks ei tee see riikliku raiskamise aspekt, siis sa võid kirjeldada raiskamist kodus. Ja kuidas seda lahendada? Majapidamises kindlalt on raiskamist vähem, kui sul on seal elusolendid, loomrahvad. Ehk siis majapidamistes enamasti toidu keegi ikka tarbib ära. See, mis põleb, see teeb iga natukese aja tagant sul kodus lõkke ja on kompostihunnikud ja kõik võimalikud vanakooli lahendid. Ma olen õnneks võimalikult harva näinud, kuidas hallatakse prügi, toidujääke ja kõike majapidamises tekivad linnas. See on next level kohutav. Hea, et seda liiga palju ei näe. Ja eks me näe ju ka neid parim enne kuupäevadega korvepoodides. Seal on jube toredad leiud, mida muidu ei taipaks otsida ega osta.
Aga kui sealt korbidest seda poolsurnud avokaadot ära joosteta, siis ta ju ei jõuagi mujale kui prügikonteinerisse. Kuigi tõenäoliselt kõrval tänavas läheb keegi ilma õhtusöögita magama, eks. Nii et toidupanga ja kõikvõimalike toiduringluste tehnikas on püütud seda asja lahendada, aga tegelikkus on ikkagi nii, et sul tuleb varasemal ajal oli niiviisi, et nõeluti sokikandu, õmmeldi nööpe ette, praegu on sedasi, et auk sees ja minema. See sokk ja see pluus ilma nööbita. Kuni planeet ütleb, sorry, sõnum oligi vaja. Nii, mida ma pean ütlema kohe selle pealkirja kohta, ta on natuke lohisev. Vabadussõja võidusamba ja Rail Balticu usupõhisus. Me saame aru küll, mida Ivo tahab öelda, et see on nagu mingi uus usulahk, ususekt. Ja tegelikult ongi meil mõistlik see kujund võtta kasutusse Vabadussõja võidusammas ja Rail Baltic kui, mis me ütleme, ususekt, usulahk, lahk, usulahk. Vot niimoodi, siis on selge, et see on mingisugune püha ja puutumatu kuluartikkel, kõik taovad sinna miljoneid ja miljardeid ja kokkuvõttes ei ole neid mitte kellelegi vaja tõenäoliselt seda fosforiidi ladestu ja Rail Baltica ühtelangevust saab tuua põhjenduseks, miks seda ikkagi niimoodi rammitakse läbi meie soode. Ju seda pidi. Pigem ei loodeta käia kiiresti Berliinis shoppamas, vaid seda Rail Balticat pidi loodetakse Eestist minema saata fosforiit. No siis on tehtud metsad maas, polügoonid asemel, pinnas tassitud mingiteks kaarkasvajateks, põhjavesi semmoinen, õhukvaliteet tämmoinen, nägemist. Ärge lootkegi, meie ei lähe kuhugi. Iga natukese aja tagant tahaks. Aga piisab sellest, et käib korraks väikesel reisil, kas või Tallinnas. Ja sa juba saad teada, et sa tegelikult ikkagi tahad oma kodus elada ilma purskavate etnoteta ja väriseva Kagu-Aasiata. Võidupüha künnisel Harjumäel istudes, võidupüha on meil 21. on ja, juunil. Ja Vabadussõja võidusamba poole vaadates lähevad mõtted tahtmatult paralleelreaalsusena rajatavale Rail Balticule ja tuleb tõde tunnistada, et oleme töökad, uhked ja ka jonnakad. Aha. Me teeme siia taandrea. Sest nagu te nüüd füüsiliselt välja prinditud paberil näete, kui on liiga palju lauseid ühes lõigus, on halb lugeda. Meie esindussambal, Vabadussõja võidusambal, nagu te märkate, läks kordamiseks pealkirjas esimeses reas. Ehk siis võtame siit vahelt selle üldse ära. Meil ei ole vaja korrata. Meie esindussambal täitub peagi 16 aastat. Korras. Ei soovi kutsuda kedagi sambasõja järjekordsesse lahingusse. Pätsupead Estonia teatri juures märkame. Jaak Joala mulgimaiseid tulesid, vilesid mäletame. Tehti Jaak Joala mälestusmonument, mis
üpris varsti maha võeti, sest Jaagu lapsed ei olnud sellega nõus. Oma esindus, jälle kordame, nii oma esindussambast Vabadussõja võiduristist. Me juba ütlesime esindussammas. Me saame siin öelda oma kulukaimast monumendist. Sellepärast on hea, et meil on eesti keeles sünonüüme. Meil on võimalik ümber öelda asju sedasi, et me ei korruta sama. Oma kulukaimast monumendist aga vaatame hajameelselt läbi. Jaa, sest on hall ja me oleme selle asjaga seal nii ära harjunud. Maksumaksja raha eest, et ta seal kogu aeg potsutatakse, miski ei muutu. Eestlastena oleme legendaarsed oma laulupidudega. Monumentidega paraku on meil muresid. Ja Taandrida Vabaduse väljakul tema klaasilikus kõrguses seisev jälle Vabadussõja võitlussammas. Me paneme lihtsalt sõna rist. Miks me sellise ümberütlemise teeme, et me jätame sellest pikast japajapast järele ainult rist, sest iga üks seostab seda risti millegagi, mida on vaja. Iga üks peab oma risti kandma, teate küll. Ja kui kanda ei jaksa, siis lohistad järele. Klaasilikus kõrguses seisev rist pidi autorite idee kohaselt seostuma jääga, tuletades meelde, et Eesti on Põhjamaa. Aha. Jääskulptuuri illusiooni pidi rõhutama ka monumenti siist kumav valgus. Paraku sai see imeilu meie klaasilikule kõrgusele saatuslikuks, sest kohtusid arusaamatu rahakasutus, ebaõnnestunud konstruktsioonid ja poliitiline arrogants. Eesti keeles ülbus. Aga jube hea on öelda võõrsõnaga, siis poliitik ei solvu, äkki ta ei saa aru, mida see sõna tähendab. Me ütleme eestikeelseks alapealkirja sõna performance, ehk siis performance, see e asemel ongi performance, fajants, sims, renessants, samamoodi. Hale naljakas performance. Aeg-ajalt võib imestada, kui nina nutifonide. See on minu leiutatud sõna, nutifon. Kasutusse läks. Yes. Uudistevoost üks sõna. Üles tõstame, mida need murumütsid seal pekkaniska peal jälle kõõluvad. Järjekordne performance 2 esuga. Jätkub üha kestev ulmeliselt kallis sambatants. Teate küll, samba, rumba, salsa, siia-sinna, kaerajaan. Rahvas on selle laristamise asju juba immuunne. Mängu läheb meie hajameelsusest. Ja hajameelsust ja kurnatust kuritarvitades kõik. Valgustus, parandus, soojendus, jahutus, asendus. Tagumist koma ei ole vaja, sest härra Känd on siia pannud juba mõttekriipsu, dubleeriv koma on üle aru. Eesti rahvas, rõõmusta maksuraha larista. Kõik, mis sambaga viltu minna sai, läkski. Tegelikult see on naljakas. Kiirustamine, tehnilised mured, Tšehhi klaasitootjate saamatus, sorry. Šveik naerab. Hoomamatu eelarve ideoloogilised konfliktid. Mis siin kindlasti veel on oluline, selle ma kirjutasin siia serva peale Ivo jaoks, et meil tuleb lisada ilmselt see tõsiasi ka, et meie tähelepanu on nende aastate jooksul kogu aeg tõmmanud teised asjad. Sõda, hinnatõusud, vahepeal oli korants, siis kõik võimalikud kõrvalised ja ka meid puudutavad asjad. Inimene ei jõuagi enam jälgida, kuhu kogu tema raha, aga selle eest kogu aeg läheb. Kuidas kõik algas? Aastal 2001 otsustas Tallinna linnavolikogu, väikese tähega see linnavolikogu,
rajada vabadussõja võidusamba. Nüüd võib seda täissõna välja öelda, sest me vahepeal ütlesime juba ümber. Nii et ütleme nüüd jälle ametlikult. Ja käivitada selle monumendi konkursi. Oletati, et kiiresti kauni hiigeltoote saab kogenud Soome lauanõude tootja. LT lõpust ära ei ole alalt ütlev, vaid lauanõude tootja Iitala abiga. Herra jumala auta. Soomest aga vastati koolon, mitte koma. Me ei tee seda päris otseseks kõneks, aga koolon sobib siia oluliselt paremini kui koma. Soomest aga vastati enne poolt aastat on mõeldamatu. Eelmises lauses oli aga ja lauset me ei alusta sõnaga aga, tõmbame ta lihtsalt maha ja lause algab sõnaga tulistel Eesti meestel Garjatši Estonski parni oli kiire ning toonane kaitseminister Aaviksoo läks siva tšehhide juurde. Kahjuks füüsikust kaitseministrile ei jõudnud Iidala sõnum kohale. Kui me teeme klaasist samba, siis ainuüksi klaas taheneb oma kuumana valatuse järel. Nagu te näete, päris kohmakas. Me saame asja lihtsamaks ainuüksi. Tõmbame maha. Siis klaas taheneb pärast kuumana valamist pool aastat. Klaas taheneb pärast kuumana valamist pool aastat. Juba saame aru, et pragusid sisse ei tuleks suuremat sorti pudel küll. Ja nii oleme ennast unustanud seda tölplust maksma nagu püsikorraldusega trahvi. Väga hea paralleel. Vahetame järjest värvi muutvaid klaaspaneele, silikoonitame ja kuulame peeki monolooge. LED-tehnika valgusimedest. Meil ei ole vaja siia vahele sidekriipsu. Täiesti üks sõna, valgusime, imeliik, sidesõna, liitsõna tähendab. LED-tehnika valgusimedest ning otsime oma ausambas seest vahelduv voolu. Ja tõmbame maha juba 16 aastat. Vahelduv voolu juba 16 aastat. Lahenduseks oleks meie eestimaise ehitusinsenere koolitava Tallinna Tehnikaülikooli eksperthinnang, kuidas erinevad ehitusmaterjalid käituvad meie kliimavöötmes, miks klaas muudab värvi ja seda juba nii lühikese ajavahemiku järel, kas see on ehk seotud kondenseerumisega. Meil tuleb panna siia juurde üks sõna, lahenduseks oleks olnud tingiv kõneviis täis minevik. Ja miks? Sellepärast, et see sammas sunnik on juba olemas. See on ära olnud, järelikult peab see olema täis minevik, oleks olnud. Nüüd on hilja. Kui samba sees tekib niiskus, siis see mõjutab klaasi eluiga, eriti talvel temperatuuride kõikumisel. Kas sambas sees õhu tsirkuleerimiseks loomulik ja sundventilatsioon on piisav? Ja me teeme ta Andrea. Läheb tapeediks ära. Hermeetilise katte puhul oleks olukord teine. Paneelide vahed on tihendatud, kuid tihendid ju väsivad ning see eeldab plaanilist tihendite vahetust. Selleks tuleb, eelmises lauses oli ju väsivad, jälle ju, selle ju tõmbame maha. Selleks tuleb kogu sammas aeg-ajalt lahti võtta. Aastatega klaas vananeb, pleegib, muutub tuhmiks, kui on vaja vahetada mõni plaat. Me võtame siit ära sõnad uue vastu,
sest on selge ju. Miks vahetatakse, et uus oleks parem? Kui on vaja vahetada mõni plaat, siis need erinevad teistest. Kas sel juhul on mõeldud kõik plokid vahetada? Kas on olemas täis komplekt varuplokke? Sooviks selgitusi. Tahan rida, sest siin tuleb järsk pööre. Sooviks selgitusi, milline oli või on esindusmonumendi elektritöid teinud firma Tase. Seda me kõik juba näeme ammu. Avalikult teatatakse, et lambid põlesid ülekoormuse tõttu läbi. Oli seal ees. Põlesid läbi ülekoormuse tõttu. Sellisel juhul oli valesti arvutatud tarbimisvõimsus. Probleemid algasid projekteerimisest ja jätkusid ehitise kvaliteedi kontrolliga. Alati on võimalik klaaspaneelid välja vahetada marmorplaatide vastu. Siis jääb ära ka puhastushooldus. Rainer Sternfeld, üks 4 samba autorist, on ausalt öelnud. Seda arvutis ma korrigeerin, meil ei ole ühtegi põhjust kursiivi seda teksti panna. Me kasutame kursiivi siis, kui on võõrkeel teksti sees. See on täitsa eesti keel, nii jäänudki. Olime siis kõigest 24-aastased, tegime vigu ja me maksame siiani ning tšehhid petsid meid. Hädad tulenesid projekteerimise ja projekti juhtimise kogenematusest. Probleemid on tingitud ühest asjast, klaasist. Ja allikas on Postimees 30. november 2018. Kena keik. Ja nii seisabki meil püsti kõikvõimalikke loodusseadusi eirates praegune illuminaator. Selle sõna peame ära vahetama. Teate, mis asi illuminaator on? See on nii laeval kui lennukil aken. Ivo peab silmas helendavat moodustist ehk siis klaasist eset, mis peaks olema seest valgustatud. Meil on praegu moes sõna UFO. Just asendame selle illuminaatori UFO-ga, sest akenda ei ole. Siis on sõna illuminaadid, need on see pisike kildkond Rothschilde, kes omavad kogu planeeti, seda me silmas ei pea, nii et UFO. Mõistan riigiisade soovi korvata moraalset võlga vabadussõdalaste ees. Jah, aga kes me oleme? Tänaseks olen sambatantsu koos sinuga, õde-vend, maksumaksja. Siin on sõnade järjekorras probleem. Tänaseks olen koos sinuga, õde-vend, maksumaksja ja me tõstame selle kompoti koos sinuga, õde-vend, maksumaksja ettepoole. Tänaseks olen koos sinuga, õde-vend, maksumaksja. Alates 2007. aasta ideekonkursist kuni käesoleva aasta kuludeni investeerinud juba üle 10 miljoni euro. Lühiülevaade võidusamba remondist näitab, et tuleb vist põhiseadusesse sisse viia parandus vabadussamba remondi peatükk. Rahandusministeeriumi ülevaatest sambaga seotud halduskulude kohta selgub, et viimastel aastatel on rajatise hooldamiseks kulunud keskmiselt 180 000 eurot aastas. Õpetajate palka, päästjate palka, meedikute palka, aga 2 sotti igal aastal vasakule ära. Oleme visad. Aastas ja punkt on lause lõpus ka. Oleme visad, me ei jäta
Eeloleval suvisel laulupeol isamaalisi laule lauldes ja tunnete tuules ühes hingates võiksime igaüks 1 euro annetada, et äpardunud samba karneval lõpetada. Vahepealne maa pakub dolomiiti. Raud ja pronks on meile omased. See on farss. Jah, Ivo, see on hea teema. Rail Baltic ehk RB. Omadele võõras, võõrastele arusaamatu. Meile veel arusaamatu, mis me kogu aeg ostame asja, mis ei ole töökorras ja mida vaja ei ole. Kas järjekordne performance on tulekul? Nüüd ei kõõlu murumütsid enam vabadussõja võidusambal. Me asendame selle korduse sõnaga Harjumäel. Nüüd ei kõõlu murumütsid enam Harjumäel, et kaduma läinud elektrit leida, vaid istuvad 2030. aastal raudteetammil rukkililled rinnas ja ootavad oma unistustes Riia poolt rongi, mis ei saabu. Neid jutumärke siin vaja ei ole. Paraku jätkub kangelaslikult propagandistlik ülistuslaul, mis oleks justkui soome-ugrilik dramaatiline naer läbi pisarate. RB kunagised eesmärgid on ajale jalgu jäänud, muutub siia me paneme kooloni, on ajale jalgu jäänud ja kui on koolon, siis järgneb loetelu, mis on muutunud. Muutub poliitiline vaade, muutuvad ka RB suurideed, enam ei räägita, siin ei ole koolonit, enam ei räägita Venemaa ega Hiina transiidist Põhjamerelt läbi Soome Tallinna sadamasse ja sealt RB kaudu Euroopasse, kiirest reisirongiühendusest Berliini. Issand, see kõik on üks lause või? Ma arvasin, et mina teen maailma kõige pikemaid lauseid. Kiirest rongiühendusest Berliini. Punkt. Ja uue lause esimene sõna on vaikitakse. Vaikitakse kaubavedude kolimisest raudteele, et aktiivne kaubavedu ongi RB tasuvuse eelduseks rongide väljumisest iga 2 tunni järel. Enne 3 punkti tühikut ei ole. Mis on selle tekstiga nüüd juhtunud? Ma tahaksin teada, ehitustähtajad lootusetult lõhki läinud. Nii, see, et siin on taandrida, on imeline. Lause algab suure tähega. Ehitustähtajad on. Lausest on puudu öeldis, tegusõna on. Ehitustähtajad on lootusetult lõhki läinud, aga meile näidatakse, kuidas pidulikult lepinguid sõlmitakse, et jätkata kolossaalseid mägede liigutamisi, metsade langetamisi ja linnupoegadest hakkepuidu tegemist. Raisk. Trassi rajamist otse läbi Räämaraba. Me peame muuseas täpsustama Räämaraba, see on väga väike asi, sest tegelikult siit Raplast juba algab raba, siis on Vändra, siis on Rääma. Nii et pigem läbi rabade. Rääma on ainult see lõpp-punkt Pärnu külje all. Ikka selleks, et rajada ühe rööpapaariga paralleelne ja varasemaga ühildamatu raudtee Pärnusse, kasutame pikka sisse, ütlevad Pärnusse ja sealt edasi Läti piirini taandrida. Juba varasemalt on olnud riigikontrollör, 2 L-i, riigikontrollör Janar Holm olukorda kommenteerides ülikriitiline teadlike valelootuste andmine valmimistähtaegade kohta ilupildid kosmosejaamadega sarnanevatest terminalidest ja videoanimatsioonid, kus rongid mitusada kilomeetrit tunnis tuhisevad ning muud sarnast oleme Rail Balticu puhul juba piisavalt näinud.
Raudteed veel mitte. Kus te läksid? Oi, näe, 1. juuni rattaralli, selline autor meil ise tuli. Projekt on vähemalt 5 aastat ajakavast maas. Eeldatav maksumus on enam kui 4-kordistunud Eestist Varssavisse ja Berliini sõitmiseks on vaja, et Läti, Leedu ja Poola oma eesmärgid täidaksid. Ahah, ei ole selge, kas Euroopa Liidu rahastus järgmistel eelarveperioodidel säilib, sest juba 2027. järgarv. Aastal algaval eelarveperioodil pole 85% osalus kindel. Eestil aga oleks hoopis mõistlik oma osaluse 15% kulutada, teist korda sõna hoopis, teine maha, hoopis ära, 15% kulutada riigikaitsesse. Ma ei ole sellega ka nõus. Palka tahan, aga autoril on tema mõte ja õigus sellele. Nagu on öelnud tuntud poliitik, lause algab otseses kõnes ka suure tähega. Lahendus on see, et tuleb leida lahendus, tagumist jutumärki siin ei ole, kas või rehepaplikult, sellel ei ole jutumärke ümber, hullusti palju tuli jutumärke. Lahendus on see, et tuleb leida lahendus kas või rehepaplikult, et RB-sse sisse paneme 15% ja maksudena saame tagasi 24%, seega riigieelarve oluline lisa, kulutame raha ära, saame käibemaksu riigikassasse. Jutumärgid kinni nüüd. RB ülalpidamiskuludest valitsuse tasemel aastas, võtame selle sõnade järjekorra õigeks, valitsuse tasemel on räägitud 90 miljonist aastas. Nii, aastas sõidab õigesse kohta 90 miljonist aastas Läti Seimi RB uurimiskomisjoni esimehe Andris Kuulbergsi hinnangul on see number allahinnatud. Ei ole allahinnatud, alahinnatud. 1L üle. Allahinnatud on parim enne möödas, second hand. Alahinnatud on underestimated ehk siis liiga vähe. Seega puudub adekvaatne teadmine. Eelmise taristuministri Vladimir Sveti puhul oli täiesti vale väita, koolon, ja otsene kõne algab ikka lause suure tähega. Pole meie asi, mida lätlased teevad, me ehitame oma osa lõpuni. Taandrida. Pärast otsest kõnet, alati taandrida, ei ole nii. See on Balti riikide ühisprojekt ja toimib vaid tervikuna. Ma küll tahaks Lätti sõita kiiresti Iklasse. Praegune taristuminister Kuldar Leis 3. juuni, 3. järel on tühik. Ma tean, miks me sageli seda tühikut ei tee, sest siis viskab juuni algustähe suureks, aga eesti keeles on see väike. 3. juuni Riigikogu täiskogu aastakõnes jätkab loosunglikult. Baltikumi raudteeühenduse väljaehitamine on riiklik prioriteet. Ehitustegevus juba 100 kilomeetri ulatuses. 2026. aasta lõpuks kogu trassil. Rahastamine etapiviisiliselt kogu maksumus 3,07 miljardit eurot, Eesti panuses umbes 600 miljonit. Töötame selle nimel, et Euroopa rahastus oleks tagatud. Punkt on enne jutumärkide sulgumist. Pool aastat tagasi juhtis Riigikontroll väikese tähega. Ta oleks suure tähega, kui oleks Eesti Vabariigi Riigikontroll, aga lihtsalt Riigikontroll kui instants on väikese tähega. Oma aruandes tähelepanu. Puudub muutuste juhtimine RB projektis on tehtud üle 160 muudatuse, mis on kaasa toonud venimise ja kallinemise punktu.
raha on puudu. Esimese etapi valmimiseks 3 Balti riigi peale kokku on puudu koos Euroopa kaasrahastusega 10,1 miljardit. Eesti osa selles 1,8 miljardit. Eesti oma osalus suhtega Euroopa rahast 15,85 on 338 miljonit eurot. Täitsa pekis. Tundub, et poliitikute poolt tõde ei ole see, mida räägitakse, vaid hoopis see, miks midagi öeldakse ja kas valetades ise ka usutakse, mida räägitakse. Ehk et, kes, kellele, kui palju valetamise, ilustamise ja kiidumulli eest maksnud on ja kelle taskust. Tundub, et meie kõigi RB uue perspektiivi rahastus avaneb aastal 2029. Punkt, see lause peab saama vahepeal punkti, avaneb aastal 2029. Punkt, suur M, märgilise tähtajani 2030 jääb aasta. Varasemat Euroopa rahastuse katet ei ole. Seega, kas tasuda riigieelarvest prioriteedina veel mõne teatri ja kooli sulgemise hinnaga, võtta laenu avaliku ja erasektori koostööna public-private partnership või midagi muud. Eesti projektil eraldi võetuna ei ole mingit mõtet, kui puudub Läti osa. Punkt. Uus lause. Suur M. Me ei vaja ju raudteed vaid 250 kilomeetrit tunnis Iklasse sõiduks, et seal lätlasi tervitada ja viina järel käia. Nende aktsiis ei tõuse. Eesti vaatenurgast olnuks ideaalne, kui Lätis saanuks 2030. aastaks valmis nii sealne RB põhitrass kui ka niinimetatud Riia silmus, mis ühendaks põhitrassi 20 kilomeetri kaugusel asuva Riiaga. Saate aru, kui vähe tegelikult lätlastel on vaja ehitada võrreldes meiega. No meil paneb giljotiin sirgelt läbi terve Eesti, aga Lätis on ainult üks jupp Iklast Riiani. Ja nende hea peremehelikkus niisugust lolli raiskamist ei näe ette ja lätlane näitabki keskmist sõrme. Veel enam, mul eile külas käinud raamatu Tsivilisatsioonide kokkukukkumine noor autor Lembit Silla maksis sel kuul elektri eest elades Vanda väikelinnas 5 eurot. Minul oli ka väike arve, tegelikult ka talviste järel 90 lausakurniau ja võrgutasud ainult 60, pool muidu saadud. Ühesõnaga, mul oli 150, aga porol samal ajal on elektriarve 5 eurot. Tal on seal saunad, kodumasinad, jutud, kõik undavad kogu aeg, väikesed lapsed majas. Ei kommentaari. Ja lätlane oma rahvast rohkem niimoodi vaeseks ei vääna, aga meil pannakse edasi täiega. Ootasid järje ära. Inimene ärritus. RB ei saa olla ajutine logistikakoridor. Vaja on ausat ja veenvat juhtimist, sest Euroopa rahastus realiseerub vaid juhul, kui RB kvalifitseerub Balti riikide ühisprojektina. Punkt. Selleks tuleb, siin on puudu sõna, ehk siis kas on vaja, peab, tuleb on kõige lihtsam. Selleks tuleb suhelda aktiivselt Balti riikidel, Euroopa Komisjoni ja oma rahvaga. Muidu juhtub nagu vabadussõja võidusambaga. Tahtsime parimat, välja tuli, nagu alati, punkt. Punkt on pärast jutumärke.
sellise teksti puhul minu maitse jaoks on ta natuke kuiv, väga palju fakte, numbreid. Tema väärtus täpselt nendes faktides ja numbrites ongi humanitaarlane on see inimene, kes lisab värvi, omadussõnu, emotsiooni, kirjeldusi. Aga siis selle jaoks, et oleks tasakaal, on väga teretulnud see numbreid reastav ja leidlikult võrdlev tekst. Lembit Sillaga sõitsime eile, kuna ta ei olnud pikalt käinud Eestis, töötab Soomes, nagu ikka see käib. Sõitsime sealt viadukti juurest läbi ja kuna ma, issand jumal, ei olnudki roolis, ma sain filmida. Otsides seda salvestust avastasin ma, et mu vanim tütar sai täna kätte ametliku eripuhastustöötaja, puhastusteenindaja diplomi. Jipika-jeereti. Tähistame, teeme smuutit, ma ütlen, teeme smuutit. Nii, ja siis, kuidas nägi välja eile jutuks olnud Rail Baltica, mida mitte kunagi ei, küll ma olen väike oma vanema poja kõrval, ma olen nagu tädi Maali näote, see on minu vanem poeg, jah. Ehk siis eile enne seda, kui päike läks punaseks, käisime selle suurepärase objekti kõrvalt mööda. Miks päike punaseks läks, teate küll, Kanada metsad põlevad ja Etna plahvatab. Praegu niisiis, tervist, praegu niisiis minu igapäevane tee Rail Baltica minu kodust umbes 3 kilomeetrit. Selle asemel, et oleks ikka normaalne maantee, juhtub tee kõrval seesugune moodustis. See on 1/8. Siinsamas Leelaperes on juba valmis. Valmis on Oelas. Valmimas on vot see minu igapäevane. See on siis Parila. Valmimise samas järgus on siis teist teed pidi Raikküla poolt tulles Juula. Valmimas on Kiisa ja siis Kasemetsa kõrval üks koletis ja valminud ja kohe valmimas on Kohila kandis veel 2. 8 niisugust asja. Me ei kujuta ette, mis mass pinnast, kruusa, liiva, mulda see on. Me näeme iga päev seal sahmerdavaid kallureid, ekskavaatoreid ja teisi toredaid suuri masinaid, päevitunud poisse. Ja me kõige selle eest maksame. Niisiis, kirjuta raiskamisest riigis ja kodutes lahendused. Me peame sügiseks kindlalt selles riigis saama asjad kontrolli alla. Saate aru, me oleme nii sirgel teel praegu, ma ei ütle B-tähega kohta, ma ütlen küll B-tähega kohal, see on pankrot. Ehk siis, kui ei toimu meil riigivalitsuse vahetust, kui ei toimu meil täielikku kannapööret, kui ei alga niisugune hea peremehelik majandamine, nagu võeti ette ja kätte aastal 2004 Islandil. Riik läkski pankrotti, Kreeka läks ka pankrotti, puhas leht, uus valitsus, võlad kustutatud nii riigil kui väga suurel osal inimestest, kes muidu jäänuksid kodudest ilma. Ja vaadake, kui tore on praegu Islandil ja Kreekal. Meil saab ka olema, ütles lootusetu optimist. Kohtume sügisel täiesti uues Eesti riigis. Õissa!